Meie päikesesüsteemi kõige kaugemas osas, kaugemal kui Neptuuni orbiit, asub väike ja väga külm maailm, kuhu päikese soojus peaaegu ei ulatu. Ja see on Pluto. See on maast nii kaugel, et isegi päikesevalgus ei jõua sinna enam eriti hästi. Paljude aastakümnete jooksul teadsid teadlased sellest salapärasest maailmast väga vähe. Tegelikult oli see enamikus tolleaegsetes teleskoopides vaid väike ja udune valguspunkt tohutus universumis. Seetõttu jäid paljud küsimused vastuseta. Kui suur see tegelikult on? Milline näeb välja selle pind ja milliseid saladusi see veel peidab? Aastate möödudes ja astronoomide tehnoloogia arenedes hakkasid Pluutot ümbritsevad saladused tasapisi avanema. Ja üks suurimaid üllatusi oli see, et Pluto polegi ainus. See on maailm, mis rändab läbi kosmose pimeduse. Ja selgub, et sellega kaasas on üks kummaline taevakeha, mis on peaaegu poole selle suurusest. Ja see on Charon. Esmapilgul võid arvata, et see on lihtsalt tavaline kuu, mis tiirleb Pluto ümber. Aga mida rohkem teadlased seda uurivad, seda enam selgub, et nende suhe ei ole sugugi tavaline. Tegelikult usuvad mõned astronoomid, et nad tiirlevad üksteise ümber ühes kummalises gravitatsioonitantsus. Ja ainult neil on selline muster ning neil pole kogu päikesesüsteemis sarnast. Aga küsimus on, kuidas see salapärane maailm avastati ja kuidas muutis Charon kõike, mida me Pluto kohta teadsime? Ja milline näeb Charon välja? Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult ühte meeldimist ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. Kõik sai alguse sellest. Kõik sai alguse 90-ndatel USA mereväe observatooriumis viis üks astronoom nimega James Christie läbi tavalist Pluto vanade fotode uurimist. Tema eesmärk oli parandada arvutusi Pluto täpse liikumise kohta kosmoses. Kui ta uuris fotoplaate, märkas ta midagi kummalist. Selle asemel, et olla lihtsalt selge valguspunkt, oli mõnel Pluto fotol näha justkui kühm või väljaulatuv osa ühel küljel. Esmapilgul tundus, et see on lihtsalt kaamerat efekt või atmosfääri tingimuste mõju pildistamise ajal. Vend. Tegelikult olid paljud neist fotodest juba varem märgistatud kui defektsed või halva kvaliteediga, kuid Christie ei olnud veendunud. Tal on kogemus NNE kaksiktähtede uurimisel, need on tähed, mis asuvad ühes süsteemis koos. Seetõttu on ta tuttav kummaliste mustritega, mis võivad viidata sellele, et ühel pildil on kaks objekti kõrvuti. Ta muutus veelgi rohkem huvitatuks, kui märkas, et teised tähed samal pildil on väikesed ja ei ole moonutatud. Kui teleskoobil või maa atmosfääril oleks probleem, oleksid kõik pildil olevad objektid mõjutatud. Aga ei olnud. Ainult Plutol oli kummaline kuju. Just seal hakkas kujunema üllatav võimalus. Mis siis, kui see ei ole kaamera viga? Mis siis, kui Plutol on tõesti kaaslane? Et selles kindel olla, vaatas Christie läbi aastate jooksul kogutud arhiivvaatusi. Ta uuris vanu fotosid juba 1960-ndatest aastatest. Ja selle tulemusena ilmusid ükshaaval välja samad mustrid. Kummaline kühm ilmus korduvalt erinevates kohtades Pluto ümber. Koos oma kolleegi Robert Harringtoniga jälgisid nad selle liikumist aastatepikkuste vaatluste andmete põhjal. Pärast põhjaliku analüüsi ilmnes oluline tulemus. Selgus, et see salapärane objekt tiirleb Pluto ümber umbes iga 6,4 päeva tagant. Ja mis veelgi üllatavam, see langeb peaaegu täpselt kokku Pluto enda pöörlemiskiirusega. See ei ole lihtsalt juhus. On selge, et nad avastasid uue maailma. Tohutu kuu, mis on gravitatsiooni abil Plutoga seotud ja tantsid temaga kummalist tantsu galaktikas. Alguses anti sellele ajutine nimi S1978 B1. Kuid hiljem pakkus Christie välja nimeks Charon. Tema intervjuude kohaselt tuleneb see tema naise Charlene'i hüüdnimest, keda ta kutsub Chariks. Ta lisas veel sõna on, mida kuuleb sageli füüsikaterminites, kuid on veel üks huvitav detail. Vahetult pärast oma ettepanekut sai ta teada, et iidse Kreeka mütoloogia järgi oli Charon paadimees, kes viis hingi allilma, jumal Pluto kuningriiki. Tundus, et nimi oli algusest peale ette määratud. 1986. aastal tunnustas seda ametlikult Rahvusvaheline Astronoomialiit. Sellest hoolimata, mida rohkem astronoomid uurisid Pluto ja Charoni süsteemi, seda enam said nad aru, et see ei ole tavaline planeedi ja kuu suhe, nagu me näeme teistes päikesesüsteemi osades.
Tegelikult just siin hakkas teadlaste kogu arusaam Pluutost muutuma. Pärast Charoni olemasolu kinnitamist said teadlased võimaluse mõõta nende süsteemi kogumassi täpsemalt, kasutades Kuu liikumist Pluuto ümber ja tulemus oli ootamatu. Paljude aastate jooksul arvasid mõned teadlased, et Pluuto on suurem ja raskem, kui ta tegelikult on. Kuid kui uued arvutused avaldati, selgus, et see on tegelikult väga kerge võrreldes enamiku meie päikesesüsteemi planeetidega. Äkitselt sai selgeks, et see ei ole Maa väike versioon, vaid hoopis kummaline jäine maailm, millel on oma kujunemislugu. Kuid veelgi üllatavam oli avastus Charoni kohta. Kuu kohta on see väga suur võrreldes planeediga, mille ümber ta tiirleb. Enamikus planeedi ja Kuu süsteemides on Kuu väga väike võrreldes ema planeediga. Näiteks, kuigi meie Kuu paistab maalt vaadates väga suur, moodustab see siiski vaid väikese osa meie planeedi kogumassist. Pluuto ja Charoni olukord on teistsugune. Nad on nagu kaks ühesuurust kaaslast, kes tiirlevad teineteise ümber. Selle tõttu toimub nende süsteemis midagi erilist. Tavaliselt asub planeedi ja Kuu gravitatsioonikeskus otse planeedi sees. See tähendab, et Kuu tiirleb tegelikult ümber planeedi, samal ajal kui planeet ise kõigub vaid veidi. Aga Pluuto ja Charoni puhul asub see gravitatsioonikeskus nende vahelises tühjas ruumis. Teisisõnu, mitte ainult Charon ei tiirle ümber Pluuto. Nad mõlemad tiirlevad ümber nähtamatu punkti kosmoses. Kujuta ette kahte inimest, kes hoiavad teineteisel käest kinni ja keerlevad tantsupäranda keskel. Ükski meist ei seisa tegelikult paigal. Mõlemad liiguvad ümber ühe ja sama keskpunkti. Täpselt nii toimubki Pluuto Charoni süsteemis. Ja nende kummaline suhe ei lõpe sellega. On veel üks nähtus, mida sellisel tasemel harva näha saab. Kui me vaatame oma Kuud, siis ainult üks selle külg on Maale nähtav. See on sellepärast, et Kuu pöörleb oma telje ümber sama kiirusega, millega ta tiirleb ümber meie planeedi. Seda nimetatakse loodelukustuseks, kuid Pluuto ja Charon on selles osas veelgi äärmuslikumad. Nad on mõlemad üksteisega loodeliselt lukustatud. See tähendab, et samal ajal kui Charon vaatab Pluutot, vaatab Pluuto ka Charoni. Kui mõni astronaut seisaks sellel Pluuto poolel, mis on Charoni poole suunatud, näeks ta Charoni taevas alati paigal. See ei tõuse ega looju kunagi. See oleks nagu tohutu suur ring, mis on jäädavalt taeva külge riputatud. Samal ajal, kui sa oled Pluuto teisel poolel, ei näe sa Charoni mitte kunagi, isegi mitte kordagi kogu oma elu jooksul. Nende gravitatsiooniline seos ongi nii tugev. Kõigi nende kummaliste omaduste tõttu hakkasid paljud astronoomid küsimusi esitama. Kas on ikka õige kutsuda Charoni lihtsalt Kuuks? Või oleks õigem mõelda neist kui kahest võrdsest maailmast, mis koos tiirlevad läbi kosmose? 2000-ndate alguseks sai see küsimus oluliseks osaks kasvavast debatist selle üle, mida sõna planeet tegelikult tähendab. Kui avastati järjest rohkem suuri jäiseid objekte Kuiperi vöös Neptuuni orbiidist kaugemal, muutus teadlaskonnal üha raskemaks seletada, miks Pluuto on teistest erilisem. Ja siin muutusidki Charoni andmed oluliseks. Need näitasid, et päikesesüsteem on palju keerulisem kui need lihtsad kategooriad, mida teadlased varem kasutasid. Aastal 2006 arutas Rahvusvaheline Astronoomialiit tõsiselt erinevaid võimalikke klassifikatsioone Pluuto ja Charoni jaoks. Mõned ettepanekud olid isegi, et neid tuleks käsitleda kui kaksikplaneedi dogmat. Kuid kui arutelu jätkus, oli tulemas veelgi suurem otsus. Otsus, mis ei muudaks ainult Pluuto staatust. See muudaks kogu maailma arusaama sellest, mida üldse võib pidada planeediks. Aga on üks veelgi suurem küsimus, mis on astronoome kaua vaevanud. Kui Pluuto ja Charoni suhe on nii eriline, siis kuidas see kõik alguse sai? Paljude aastate jooksul oli kõige populaarsem seletus see, et päikesesüsteemi algusaegadel toimus tohutu kokkupõrge. Selle mudeli kohaselt põrkas Pluutoga miljardite aastate eest kokku suur jäine objekt. Kokkupõrke tugevuse tõttu paiskus osa materjalist galaktikasse ja need ühinesid hiljem, moodustades Charoni. Esmapilgul tundub see idee mõistlik. Sarnane on ka teadlaste peamine seletus selle kohta, kuidas meie Kuu tekkis pärast hiiglaslikku kokkupõrget noore Maaga. Kuid arvutisimulatsioonide täiustumisel ja võimaluste laienemisel Pluuto ja Charoni koostise uurimiseks hakkasid ilmnema mõned probleemid. Nad ei ole nimelt Maa moodi. Pluuto ja Charon koosnevad suuresti jääst ja kivimist. Seetõttu reageerivad nad tugevale kokkupõrkele teisiti kui suuremad kivised planeedid. Siin hakkas välja kujunema uuem idee, mida mõned planeediteadlased uurivad.
Selle asemel, et toimuks vägivaldne häving, võis nende kahe iidse maailma esimene kohtumine olla palju leebem. Mõnede kaasaegsete simulatsioonide kohaselt võis kahe lähestikku asuva keha vahel Kuiperivöös toimuda aeglane ja riivav kokkupõrge. Nad ei purunenud kohe tükkideks. Selle asemel võisid nad ajutiselt kokku puutuda tiireldes kosmoses, enne kui taas lahku läksid. See on nagu kaks autot, mis aeglasel kiirusel kergelt kokku põrkavad ja siis eri suundades edasi liiguvad. Välja arvatud see, et antud juhul ei pääsenud nad teineteise gravitatsioonist täielikult lahti. Sellest ajast peale jäid nad kokku püsivasse gravitatsioonilisse partnerlusse. Kuigi nende täpseid päritolu üksikasju uuritakse endiselt, näitavad vaatlused üht olulist asja. Pluto ja Charooni koostis on erinev. Plutol on suurem kivimi protsent, samas kui Charoonil on rohkem jääd. Paljude teadlaste jaoks on see märk sellest, et nad ei ole lihtsalt ühe asja segu pärast väga kuuma kokkupõrget. Võimalik, et neil oli juba enne kosmoses paariks saamist omaenda identiteet. Kuid ükskõik, mis tol ajal tegelikult juhtus, on üks mõju, milles teadlased on peaaegu kindlad. Väga suur energia tekkis siis, kui gravitatsioon nende uut suhet kujundas. Kui nende orbiit ja pöörlemine aeglaselt muutusid, tekkis kahe maailma sees tugev hõõrdumine. Ja see hõõrdumine muutus soojuseks. See on väga oluline detail, sest päikesesüsteemi selles väga külmas osas, kus nad asuvad, võib iga lisanduv soojus muuta terve planeedi või kuu ajalugu. Paljude planeedimudelite järgi võis see soojus nõrgestada Charooni sees olevat paksu jääd. Selle jäise pinna all võis kauges minevikus tekkida ulatuslik maa-alune ookean. Ookean, mida inimene pole kunagi näinud. Ookean, mis on peidus kilomeetrite paksuse jää all. Ja kui see on tõsi, tähendab see, et vaikne. Maailm, mida me täna näeme, oli kunagi palju aktiivsem paik, kui enamik arvab. Aastakümneid pärast avastamist jäi Charon maa teleskoopides vaid ähmaseks täpiks. Keegi ei teadnud, milline see tegelikult välja näeb. Keegi ei teadnud, kas seal on mägesid, kuristikke või iidse geoloogilise tegevuse jälgi. Siis saabus ajalooline hetk. 14. juulil 2015 möödus NASA kosmoselaev New Horizons. Pluto süsteemis pärast peaaegu 10-aastast rännakut läbi kosmose. Esimest korda nägi inimkond lähedalt Plutot ja Charooni. Ja näidatud pildid olid veelgi kummalisemad, kui ükski teadlane oleks osanud oodata. Selle asemel, et olla lihtsalt jäine kivi, ilmus Charoon välja kui maailm, millel on oma keeruline ajalugu. Maailm, mis näib olevat kunagi läbi teinud tohutuid muutusi oma sees. Ja need iidse segaduse jäljed on siiani selle salapärase kuu pinnale sisse graveeritud. Kui teadlased uurisid New Horizonsi saadetud pilte, sai üks asi kohe selgeks. Charooni minevik ei olnud vaikne. Kuigi see kuu näib praegu külm ja elutu, on selle pind täis iidsete katastroofide jälgi, mis kunagi raputasid kogu selle maailma. Charooni pinna paljudes osades võib näha tohutuid lõhesid, pikki kaljusid ja sügavaid orge, mis ulatuvad sadade kilomeetrite kaugusele. Mõned neist on nii ulatuslikud, et nende tegelikku suurust on peaaegu võimatu ette kujutada. On piirkondi, mis ulatuvad üle 1000 kilomeetri pikkuseks, samas kui mõned kaljud on isegi sügavamad kui paljud tuntud kanjonid siin maal. Aga tekib üks küsimus. Milline jõud suudab lõhestada peaaegu terve maailma kooriku? See ei ole asteroid ega ka vulkaan selle tavapärases tähenduses. Planeediteadlaste sõnul võib vastus tulla otse Charooni seest. Kui Pluto süsteem oli veel noor, oli seal rohkem alles jäänud soojust. Selle tekkest alates on võimalik, et oma osa andsid ka looduslikud radioaktiivsed elemendid, mis asuvad kuu kivises osas. Aja jooksul võis see soojus olla piisav, et sulatada mõned peidetud jääkihid pinna all. Kui see mudel on õige, võis Charoonil kunagi olla ulatuslik ookean, mis oli maetud tema paksu jääkooriku alla. Mitte ookean, mida näeb pinnal, vaid salajane ookean, mis on peidetud sügavusse. Kuid kui kuu jahtus miljonite aastate jooksul, hakkas olukord muutuma. Vesi, mis oli varem vedelas olekus, hakkas tasapisi jäätuma. Ja siin ilmnes veel üks kummaline omadus. Erinevalt enamikust materjalidest suureneb vee maht, kui see jäätub. Kui jääd kogunes koore alla üha rohkem, tundus nagu see suruks aeglaselt kogu Charooni pinna väljapoole. Koor venis tasapisi, surve kasvas järk-järgult, kuni saabus hetk, mil see ei suutnud enam all tulevat jõudu taltsutada. Ja siis
lõhenes pind. Hiiglaslikud murrujooned ja kanjonid, mida me täna näeme, võivad olla selle protsessi püsivad jäljed. See on nagu maailm, mis aeglaselt paisus seestpoolt enne, kui selle pinnale tekkisid suured haavad. Veelgi muljetavaldavam on tõsiasi, et need tõendid on siiani selgelt nähtavad. Erinevalt maast, kus vihm, tuul, ookeanid ja aktiivne geoloogia muudavad maastikku, puuduvad sellised protsessid peaaegu täielikult Haronil. Sellel puudub paks atmosfäär, mis kustutaks iidseid jälgi. Seetõttu on see, mida me täna näeme, justkui tohutu ajakapsel kaugest minevikust. Kuid mitte kõik kuuosad ei räägi sama lugu. Tegelikult avastas New Horizons, et ühe kuu sees on justkui kaks täiesti erinevat maailma. Põhjapoolsel alal võib näha iidseid terrasse. See on rahulik piirkond, mis on täis kraatreid, lõhesid ja iidse geoloogilise tegevuse jälgi. See näeb välja vana, kare ja ajaloost tulvil. Samal ajal muutub lõunapoolne ala järsult teistsuguseks. Pind on siledam, kraatreid on vähem ja see näib olevat noorem kui teised piirkonnad. Teadlaste jaoks on see suur vihje, et siin juhtus midagi erilist pärast seda, kui põhjaosas tekkisid iidsed lõhed. Üks peamisi seletusi on niinimetatud krüovulkanism. Esmapilgul kõlab see nagu tavaline vulkaan, kuid nii külmas maailmas nagu Charon ei tule maa alt välja sulakivi. Selle asemel võib seest välja tulla vee, jää ja teiste kemikaalide segu. Kui iidne maa-alune ookean jäädub, tõuseb rõhk kooriku all. Kui tekib mõra, võivad mõned materjalid olla sunnitud pinnale tõusma. Pika aja jooksul võisid jäässe tardunud voolud katta suure osa lõunapoolsest poolkerast. See on põhjus, miks see piirkond näeb välja siledam ja loorem kui põhjaosa. Sellel tasandikul on ka mõned kummalised mäed laiali. Mõned neist paistavad eraldiseisvad ja seisavad keset avaraid tasandikke, justkui nad ei kuuluks sinna. Mõned teadlased oletavad, et need võivad olla iidsed tükid vanemast maakoorest, mis eraldusid tugeva geoloogilise aktiivsuse ajal. Kui see tõlgendus on õige, võivad need olla nagu hiiglaslikud jäämäed, mis kunagi liikusid üle jäätunud materjali pinna, enne kui nad lõpuks oma praegusesse asukohta jäid. Iga uue New Horizonsi andmete analüüsiga ilmeb üha enam, et Charon ei ole lihtsalt tavaline kuu Pluto kõrval. See on maailm, mille sees oli kunagi soojust, kus võib olla peidetud ookean ja mille ajalugu on kirjas praegu nähtavates pragudes, kaljudes ja tasandikel. Kuid kõigist New Horizonsi avastustest Charoni kohta köitis teadlaste tähelepanu kohe üks detail, selle värvus. Eriti just see kummaline tume punane ala, mis asub kuu põhjaosas. Kui vaadata seda kosmosest, näeb see välja nagu suur laik, mis asub jää peal. Oma kummalise välimuse tõttu andsid mõned New Horizonsi meeskonnaliikmed sellele mitteametliku nime Mordor Makula. Ja siiani on see endiselt üks kõige huvitavamaid mõistatusi kogu Pluto süsteemis. Esmapilgul tundub, et see on lihtsalt värvimuutus, aga planeediteadlaste jaoks on see oluline tõend, mis võib aidata selgitada, kuidas Pluto ja Charon teineteist mõjutavad, isegi kui neid lahutab tuhandeid kilomeetreid. Ja Charon, isegi kui neid lahutab tuhandeid kilomeetreid. Analüüside kohaselt on see punane värvus tõenäoliselt tekkinud keeruliste orgaaniliste ühendite, mida nimetatakse toliinideks tõttu. Need tekivad tavaliselt siis, kui lihtsad molekulid nagu metaan puutuvad kokku ultraviolettkiirgusega päikeselt ja kõrge energiaga osakestega, mis liiguvad läbi kosmose. Väga pika aja jooksul muutuvad need kemikaalid tumedaks ja punakaks materjaliks. Kuid kust pärineb metaan? Siit algab loo kõige huvitavam osa. Üks peamisi seletusi on seotud just Plutoga. Kuigi Pluto on väike, on tal õhuke atmosfäär, mis koosneb erinevatest gaasidest, sealhulgas metaanist ja lämmastikust. Osa sellest atmosfäärist pääseb aeglaselt kosmosesse. Kui Charon tiirleb oma kaaslase ümber, on võimalus, et mõned põgenevad molekulid püütakse kinni tema gravitatsiooni poolt. See on nagu aeglane, kuid pidev materjali liikumine ühest maailmast teise. Kui Charoni põhjaosas saabub pikk polaarne talv, langeb temperatuur järsult. Seal on keskkond nii külm, et metaan võib otse tahkestuda. Pärast väga pika pimeduse perioodi hakkab päike taas seda piirkonda valgustama. Ja kui see juhtub, hakkab metaani aeglane muutumine ultraviolettkiirguse tõttu pihta. Miljonite kuni miljardite aastate jooksul võis tekkida paks kiht punakat materjali, mida me täna näeme.
kui see teooria on õige, tähendab see, et Pluto ise värvis aegamisi Haroni põhjaosa. see on haruldane näide kahest maailmast, mis mõjutavad otseselt teineteist isegi ilma füüsilise kontaktita. Kuid mitte kõik teadlased pole veendunud, et Pluto on metaani allikas. On veel üks seletus, mida samuti uuritakse. Võimalik, et metaan pärineb otse Haroni seest. Kui tal tõesti oli iidne maa-alune ookean ja suured krüovulkaanipursked minevikus, võisid gaasid selle sügavustest välja pääseda. Selle hulka kuuluvad metaan ja teised ühendid, mis võivad tõusta pinnale. Asja jooksul võivad need gaasid koguneda Kuu kõige külmematesse piirkondadesse, poolustele. Ja nagu ka esimese teooria puhul, võib päikese ultraviolettkiirgus olla vastutav selle punase materjali tekkimise eest, mida me täna näeme. Praegu pole veel kindlat vastust, kumb neist kahest seletusest on õige. Võimalik mõlemas on osa tõest. Kuid ükskõik, mis selle päritoluga poleks, on selge, et Charoni põhjaosas olev punane jälg ei ole lihtsalt looduse kaunistus. See on jälg protsessidest, mis on toimunud miljardite aastate jooksul. Ja see on ka meeldetuletus, kui sügav on Pluto ja Charoni vaheline seos. Selle kuu uurimisega ei saanud teadlased paremini tundma mitte ainult Charoni, nad mõistsid ka Plutot paremini. Tegelikult, kui Charoni poleks avastatud, oleks Pluto tõeline suurus, mass ja omadused võib-olla veel kauem saladuseks jäänud. Charoni orbit andis olulist teavet, mis aitas astronoomidel seda süsteemi õigesti analüüsida. Selle pinnal olevad praod paljastasid võimaliku iidse ookeani. Selle tasandikud andsid tõendeid krüovulkaanilise tegevuse kohta. Ja punane piirkond põhjapoolusel avas uusi küsimusi materjali liikumise kohta kahe maailma vahel. Lihtsalt öeldes, Pluto lugu ei oleks kunagi täielik ilma Haronita. Paljude aastate jooksul arvas inimkond, et see on lihtsalt tavaline kuu, mis tiirleb ümber väikese kääbusplaneedi. Kuid kaasaegne teadus on näidanud, et nende suhe on palju erilisem, kui varem arvati. Kaks erinevat maailma, kaks taevakeha, mis on moodustunud päikesesüsteemi samas piirkonnas ja kaks ajalugu, mis on koos kirjutanud gravitatsioon, jää, kuumus ja aeg. Väikesest tüümukesest, mida vanal fotol peeti peaaegu defektiks, on ilmnenud üks kõige kummalisemaid planeedisüsteeme, mille inimene on avastanud. Ja võib-olla on see selle loo kõige olulisem õppetund. Mõnikord ei alga teaduse suurimad avastused planeeritud otsinguga. Need algavad millegi peaaegu märkamatuga, väikese detailiga, kummalise tähelepanekuga ja kellegagi, kes on valmis küsima, miks.